Kristo, mis üritus on? Kus sa tõid mind? Ja kuidas sa ei tea siukest asja? Nii kaua meil juba olnud. Põlvapäevad. Põlvapäevad. Aga nagu, mis siin praegu toimub? Praegu mäeks laskumine. Iga aasta on motoriseerimata sõidukid, lasevad mäest alla. Ossa poiss. Aga nagu niisama lasevad mäest alla lihtsalt või? Ja täitsa niisama. Inimesed kõik ise teevad. Mõni teeb mingi auto ümber. Eelmine aasta me nägime näiteks suitsusauna, mis ratastel alla lasi mäest. Vau, sellist asja ma pole kunagi näinud. Aga mis siin mis põlvapäevadel veel toimub? Siin on igasugust asju. Põhimõtteliselt kõike saab teha. See on nagu peaaegu isegi rahvusvaheline üritus. Siin on moeshow, see kohe algab. Siin on kontserdid, siin saab süüa, siin saab juua, siin on lasteala. Ehk siis see on nagu perfektne üritus. Jaa, aga selle lõpetab laulu- ja tantsupidu, nagu eestlastele kohe. Issand, miks ma ei ole varem siia tulnud? Kas sa näitad mulle, mis siin? See kestab ju homme ka. Jaa, okei. 2 päeva veel. Siis Kristo, teeme nii, sa teed mulle väikse ringkäigu ja ma näen seda ägedat üritust. Anname tuld. Davai, lähme. Kristo, miks sa öelnud sinu moeshow? Meil on veel väga paljudes muudes kohtades vaja käia. See moeshow nagu... Ei, lähme ära. Meil on kiire. No moeshow'le see mind ei lubanud. Mis siin on? Ma arvasin, et ma tõin siin meie pealavale, mis on iga aasta siin Kaubamäe taga olnud. Aga mul on tunne, et sel aastal on traditsioonid muutunud ja meie pealava on siit kadunud. Õnneks on mul... Kus ta siis kadus? Ma ei tea, ma ei oska sulle öelda, aga õnneks on mul see kava kaasas. Ja vaatame kohe. Keskväljakule kadus. No siis lähme Keskväljakule. Keskväljakule, jah. Lähme Keskväljakule. Põlvapäevade traditsiooniline ilm on meie jaoks lõpuks lõppenud. Päike ja soe ilm on taas välja tulnud ja me oleme teise päeva hommikul. Ja me tulime lõpuks siia Keskväljakule, kus on ümberringi noorteala ning palju muid tegevusi. Ma arvan, me vaatame, mis sellest tänasest päevast saab. Vaatame. Publik aplodeerime, kõige väiksemad lähevad. Meie kõige väiksemad lähevad, aplodeerime neile. Tule, Liida. Registreerimislaulu juures juua. Tead ka, kuhu see jõudsid praegu? Kuule, mingi jooksuvõistlus on vist või? Majakese taga. Ei ole mitte võistlus. Meie staadioni majakese taga on tualetti, kes tualetti tahab. Usin jooks ja muidugi, kuidas mul kohe meelde ei tulnud. Kuule, teilsid ootavad lapsi ja tõukerattad ka. See on väga äge. See on väga äge. Aga ma tunnen mingit pannkoogi lõhna kuskilt. Kas lähme vaatame, äkki pakutakse midagi? Täna on lastekaitsepäev ja... Ma arvan, me väärime seda. Valmis, start! Aplaus, publik ei kuule! Ja aplaus järgmistele publikisad ja emad, kes oma lapsed on täna toonud siia staadionile. Ei mingit navarist, kõige kiirem mees, tulevane, kes ta on, tulevane Rasmus Mägi või? Kristo, me vist ei jõudnud laeva peale.
mul on ka siuke tunne. Mis kell on? Kell on pisut liiga palju juba. Aga no pole midagi, järgmine aasta uuesti. Järgmine aasta, sest et mulle väga meeldis see üritus, see oli täis traditsioon, aga samas see oli ka palju uut ning ma garanteerin, ma tulen järgmine aasta suga laevaga sõitma. Seda on rõõm kuulda, et meil on taas üks külaline juures põlvapäevadel. Järgmine aastas juba 31. põlvapäevad. Kohtumiseni.